Jah, tekib küsimus nagu selle kohta ka, et sa enne rääkisid, me kohe jõuame selle õppeprotsessini ka natuke sügavalt, aga puudutades seda konstellatsiooni tulekut, eks ole, näiteks, või siis raamatu lugemist, kust inimene alustada võiks? Kui täna ta on nagu täiesti nullseisust, pole ühtegi kokkupuudet, kas esimene parem kontakt on teooria või parem kontakt on kogemus ja teooria? Ehk siis tulla seansile nii-öelda. Nii ja naa. Ma ütleks, et reeglid ei ole. Et tuleb samamoodi tunnetada, et raamatut võib alustada sellest peatükist, mis tundub huvitav, et ta ei ole niimoodi seotud, et peab algusest lõpuni läbi lugema. Seal lõpus näiteks on supervisioonide osa, mis on selline väga konkreetne. Keskel on lihtsalt minu enda vaade. Alguses on see, miks see raamat üldse nagu tuli ja suvalisest kohast võib hakata lugema. Siiani oli väga hea raamat ja meil on õppealuseks ka see Tiiu Boltzmanni raamat, see Perekonna varjatud seadused. Ja ma olen soovitanud seda raamatut lugeda enne kui minna konstellatsiooni, sellepärast et muidu see piltide erinevus, ütleme, see, kus me igapäevaselt oleme ja see, mis seal toimub, võib tõesti natuke liiga drastiline ja liiga erinev olla ja seda ongi raske siis vastu võtta. See on samamoodi nagu traumaprotsessid, et kui me sattusime kuskilgi kohta, mis on liialt intensiivne meie jaoks ja me ei suuda seda kõike enda jaoks läbi lasta, siis tulekski eeltööd teha, et rohkem mõista, rohkem aru saada, rohkem tunnetada.